Rongisõit möödus väga hästi, igasuguse veidrustega harjusime lõpuks ka ära. Nii et kui ühel hetkel ilmusid meie kupee uksele noored poksijad, ei kergitanud keegi meist kulmugi. Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Inimesed lähevad aina huvitavamaks ja kõik muud olud ka, et nüüd ei olnudki midagi hullu, lihtsalt inimene küsis vaatamata eitavale vastusele, et ta tuleb ikka, istub meie juurde ja lihtsalt sööb oma nuudleid siin mõnusalt ja pakkus, et äkki mängime mingit mängu musikaalselt, et mina arvaks ära, mis laulu ta parasjagu laulab või midagi sellist, aga noh, ma ei tea, ei leia seda mängulusti enam 4. päeval niimoodi sellist. Kohe tuleb meil kontsert. Троллейбами показывают. Nüüd me siis istume siin hirmunud nägudega ja oleme ootel, et kohe peaks tagasi naasma meie värske sõber, on nuudlisuppi usaldanud minu hooldeseniks oma jalge vahe seda keevat vett täis valades ja läks traalivaali järele, nii et me eeldame mingit peenemat kontserti, mis kestab hommikuni. Traalivaali mees kahjuks või õnneks meie juurde ei naasnud ja hulannud ees jätsime selle subkultuuriga hüvasti, jäädes ootama oma kaherattalisi sõpru. Mõne minuti pärast peakski siit minu selja tagant nähtavale ilmuma rong Moskva Vladivostok, mille peal siis peaks olema 6 mootorratast. Selgus, et rong, mille peal meie tsiklid asusid, peatub tolles Ulannu tee vaksalis vaid loetud minutid, nii et polnud üldsegi kindel, kas me selle aja jooksul kõik aparaadid ka maha saame. Ei ole mingi lihtne asi paari minuti kõik tsiklid lahti siduda ja maha tõsta. Me tõstmisele ei ole veel jõudnud. Aeg kuradi tiksub alastamatult. Oleme täiega edasi. Больше надежд нету. Скоро кончится лето. Meil on tsiklid kohal, me ei jäädki neist ilma. Naljaks on see, et nagu kuradi karilehmad, me igal ajal on kõrvade külge pandud väike number. Et eks me korjatame neid siis edasi või ümber paika. Burjaatia pealinnaga Ulannu teega me väga kaua tutvuda kahjuks ei saanud, aga maailma suurima Lenini pea nägime ikkagi ära. Ja aastal 2007 on meil siin sellised ajaloosümbolid veel keset linna. Ja ühes asjas võib nagu üsna kindel olla, et teadaolevalt on see kõige suurem Lenini pea maailmas, mis nagu avalikult kuskil vaatamiseks välja pandud. Ja siin ta lihtsalt on nagu möödunud aegade nii-öelda vägevuse sümbol ja on nii kapitaalselt siin paigas, et arvata võib, et ta siia jääb veel päris kauaks. Больше надежд. Burjaatia nimelise hotelli ees kohtusime veel ühtede motomatkajatega. 2 Islandilt pärit venda olid ümber maailma reisil. Every country has its downs and its ups, but the biggest adventure was Mongolia. Most exciting biker adventure has been Mongolia until now, because riding in the desert, something new to us, coming from Iceland, and you are so far away from everything. No people, just the herds walking around. You are traveling 3 months. No employee wants somebody who is away from work 3 months. So where are you working, guys? I work in the financial business by myself, so I can choose my own work time, so that's no problem. Yeah, I'm the general manager of a printing company, and I was so lucky that the owners they agreed that I could leave for 3 months. And you come back and be more happy and better? No doubt. I will be a much better employee when I get back. Sama hotelli ees toimus ka meie reisi ainus vahejuhtum, kus pronkssõduri teema kurjalt käsile võeti. Я скажу, как российский человек, снесение памятников тех людей, которые воевали,
Это не дело чести, это дело неблагородное, понимаете? Я вам скажу, все беды идут от Америки. Ее надо остановить. Америку. Ее может остановить только Россия. Вот так вот она возьмет, как всегда, и победит. Понимаешь? Я хоть, как говорится, китаец, ну, российского происхождения, да? Но я хочу сказать, за Россию paidu в первые ряды и встану и буду бить всех. No see vahva mees oli üldse väge täis. Pärast intervjuud arvas ta, et on ära teeninud rahalise preemia ja kui me talle rublasid anda ei tahtnud, tuli papi kätega kallale. У нас есть 6 мужчин здесь. Ты что, правда хочешь? Вы побил нахуй всех. Что вы? Сейчас мне подойдут сюда люди. Что хотите? Mees läks lolliks. Õnneks oli tema sõber viinakuradi käest veidi vähem vemmeldada saanud ja olukord lahenes siiski kaklusetta. Все, тихо, спокойно. Ну, конечно. Нахуя это нам нужно? Мы спокойные люди. Что, побьем? Пошли, все. Шлепнем-ка. Пошли. Не, давай, замес сделай. Пошли. Ulannud eest tegime selleks korraks vehkat ja otsisime üles puhtast Eesti soost mehe Enno Püvi. Я всегда уходил, чтоб не вернуться. Я всегда уходил, чтоб навсегда. Иногда так хотелось оглянуться. Иногда это только иногда. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Motoreporter tõi reporteri lipu siia maailma kõige sügavama järve juurde Tallinnast pea 7000 kilomeetri kaugusele. Teekond on olnud üsna pikk ja väsitav ja mitte eriti lihtne, aga me oleme kohal, reporteri lipp lehvib Paikali kaldal ja ma usun, et meil kõigil on väga hea meel. Vesi on külm. Ujuma ei kipu. Või siiski. Aga vähemalt näo on Paikali järves puhtaks saab pesta, nii et hea küll. Äsja siis õnnestus teha intervjuu kahe kena toreda daamiga siin, kes on täis mundris, lesivad siin kivide peal Paikali ääres ja võtavad päikest, aga olid väga sõbralikud, alguses olid vähekene kohkunud, et mis kamp see siia nagu kohale vajus ja nii edasi ja ütlesid, et mis teil niisugused kahtlased mustad püksid kõigil jalas on, et prямо как у fašistov, nagu fašistlik munder või midagi sellist, et Suutsime daamidele siiski selgeks teha, et tsiklipüksid ongi reeglina musta värvi ja sinna pole mitte midagi parata. Aga Paikali ääres väikeses Anahoi nimelises asulas leidsime ka puhtast Eesti soost mehe. Enno Püvi oli kunagi sinna kanti sõjaväkke saadetud, siis mingisuguse külakaklusse sattunud, mõneks ajaks kinnimajja pandud ja sealt vabanedes otsustanud Paikali ilu pikemaks nautima jääda. Võttis seal naise, sai ka lapsi. Tänaseks on Enno elutee eelmisest perest lahku viinud nii umbes 500 meetri kaugusele teisele poole raudteed uue elukaaslase juurde. Kus sa sündisid üldse? Valgamaal, Karulas, Sofoi Karula. No Eestimaal ju. Valga. Kus sa õppisid? Valga linnas. Lüllemäel. Lüllemäel? Lüllemäel, знаешь Lüllemäel? Muidugi. No seal oli spordibaas. Enno on üleliidulise kuulsusega sangpommitaja, medaleid on tal terve hulk. Nüüd pole ta juba 10 aastat selle alaga tegutsenud, aga ma arvan, et ma ei tõstaks seda maast lahtigi mitte. Pommi viskamises teeb ikka kõigile silmad ette. Я всегда уходил, чтоб не вернуться. Я всегда уходил, чтоб навсегда. Иногда так хотелось оглянуться. Иногда это только иногда. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали.
Tõmbab mehel selja kõveraks nagu vihmaussi. Enno külalislahkusest oli raske loobuda, kuid meil oli vaja sõita edasi Irkutski poole. Miilitsaga suheldes võtsime kasutusele täiesti uue taktika, mis ka koheselt edu tõi. Möödusime just ühest kaiputkast, kus me proovisime uut taktikat, ei rääkinud ühtegi sõna vene keelt ja tegime väga arusaamatut nägu ja ütlesime, et don't understand ja sorry ja vana natuke mõmises ja saimegi tulema ilma ühtegi dokumenti näitamata. Sahistame usalduslikult toksi politseile tee ääres, et meie käest raha ei võetakse. Ja kaval on sahistada inglis keeles. No, võsa püksi ja võta näppu korras. Ja siin hoiatati selles mõttes, et igale poole ärge sööma ronige, et pidi nagu kõtust valla võtma. Aga samas, kui meil nälg läheb suuremaks, no ma leian, et see kõik on lahendatav, sest võtab valla, siis võtab. No söök polnud ainus, mis selle Irkutskisse viiva tee peal kõtu valla võis päästa. Teeolud olid ikka üle mõistuse ohtlikud. Olin just mööda sõitnud ühest autost ja siis tuli üks hästi suur selline auk ja siis mina sain sealt august läbi ja minu taga autod hüppas õhku ja siis külg ees lähenes minule. Aga peale autot oli Aivar ja Aivariga nii lihtsalt ei läinud, vaid nüüd tuleb natuke remontida. Siia jäi Aivari põlv alla niikuinii. Ei, see oli peaga, oli puu pea. Raudmehe põlv pea oli käis seal. küll vastu maad, kuskilt nägin sädemeid ka, aga selle kohaga kuskil on siin näha. See oli raudaju. Etteruttavalt võib öelda, et äsja nähtud maantee oli selle kõrval, mis meid ees ootas, lausa ideaalses korras trass. Aga sellest kõigest juba edaspidi. Ulannu teest Irkutskisse sõites saime peavarju ühes endises pioneerilaagris. No vähemalt kõik märgid näitasid, et kunagi oli seal rivistust harjutanud hulk koolilapsi. See meenutab ka midagi sulle? Kurat ausalt ühiselama voodit, kus on perse vastamaad ja jalad ja pea on koos. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то подъехать и бежать. Seisame praegu söökla kõrval, tuleb aja ja kuidas siis vanasti käis, et hommikul on söök valmis, pansid põmm ja kõik tormavad. Nüüd me peame jooksma sellest, kõik tulevad sööma, meil peasid tegi vakka. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашелоты, и зеленый попугай. Avastasime siin selle. Leitud on siis nii-öelda Baikali-äärne OMON-i peakorter. Отряд милиции особого назначения, ehk siis miilitsa eriväed, need, kes käivad tänavatel, ütleme nii, et liiga ülemeelikuks muutunud kodanikke ohjeldamas ja peksavad rahvarahutusi laiali ja kõike muud. Aga kuidas nii palju vägevaid poisse siia ära mahub ühte väiksesse taresse, ei oska praegu küll öelda. Aga fakt on see, siin need on. Sõjaväega seotud objekte tundus seal Baikali ääres veelgi olema. Näiteks uskumatu satelliittaldrikute väli mõnikümmend kilomeetrit Baikalist eemal. Koha peal väideti meile muidugi, et militaarteemaga selle objekti puhul side puudub.
солнышко излучает не только вот то, что видно глазом, но и радиоволны, рентгеновские волны, все подряд. Вот для чего радиоволны мы исследуем? Здравствуйте, реки вот такой ширины. Здравствуйте, горы вот такой вышины. Veel mõned pildikesed vaatamisväärsustest, mis kohalike väitel nii tähtsad, et neid mitte külastades olevat sõit paikali äärde lausa mõttetu. Näiteks see väidetavalt imelist ravivõimet omav kuumavee, meie arust porilombike. Olen Venemaa väga kaunis keisris praegu supleme, et see on nagu siuke luksus ja looduslikud keisrid Vene moodi. Ütleme, et soe on, aga ülejäänud muud ei ole. Isegi pesta ei saa. Aga must on ka. Jube must on. Ну, конечно. Если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома не гуляй. Kohalikud ise aga tundusid seda veevärki seal igati nautivat, ju siis pole nad Islandi Blue Lagoonist midagi kuulnud. Massaaži me igaks juhuks proovima ei läinud. Kahju küll, iseenesest potentsiaali ju sellel kohal on ja vaade Sajaanide mäestikule lausa imeline. Не забуду, буду здрасте говорить. Здравствуйте, реки вот такой ширины. Mugav olegi. Kuidas seda kohalikku toodet tarvitatakse, ei tea. Tegemist on kohaliku imega, mida mongolid söövad, pidi olema mingi poosa ja tehakse seda, ma ei tea, kas kaamelihast või jumal teab millest. Igatahes kogemused näitavad, et tegemine võtab aega vähemalt tund aega, eriti siis, kui sul on väga kiire. Ma arvan, et kui kiire ei ole, on see mingi nädala aja töö. Кто доброй сказкой входит в дом, кто с детства каждому знаком, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Nüüd aga väikesed näpunäited kõikidele Yamaha omanikele, kes kavatsevad Siberisse matkama minna. Kui teil juhtub aku ülelaadimise tõttu paiste minema, siis teadke, et fotoaparaadi patareid, peotäis energiavõsa ja 2 kasehalgu ajavad asja samuti igati kenasti ära. Злодеем он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Lubasime, tehtud. Ja mitte 4 aasta pärast, kui kogu rahvas, vaid kohe tehtud. Raivet presidendi! Rõõm oli kõigil nii suur, et tekkis vajadus tarvitada mõnda kultuurset asutust, kus ihuhädadele leevendust saada. Jätkame värskete tualetireportaažidega. Tanel räägib oma viimast kogemust. Viimane kogemus selline. Läksin sisse, seal luugist pissin pea sisse, küsisin onu käest tualett jest ja onult muidugi on. Loomulikult on meil tualett, mul juba kangastus silme ees koht, kus ma saan mõnusalt käsi pesta pärast seda protseduuri ja äkki on isegi mingi kuivatusvärk tead ja niimoodi. Ja siis läksingi rõõmsalt näidatud suunas ja minge vaadake ka korra, mismoodi seal tualett on. Me läheme vaatame nüüd seda kohta täpselt. Кто доброй сказкой входит в дом. Selle kohta võib kasutada sõnu, mis on korra öeldud, et ma ilmas palju käinud ja näinud, mis kiitust laitust väärib, kuid Irkutskile lähedal nägin peldikut, mis sita ära määrib. Irkutskis saime kokku kohalike sõbralike tsiklistidega. Kuuldes, et me kavatseme risti läbi Siberi sõita, oldi pehmelt öeldes imestunud. Kohalikud mehed andsid ka natuke infot meile eelseisva teeolukorra kohta. 400 kilomeetrit on head teed ja siis järgmised 400 pole teed. Arvasid, et Aivar oma chopperiga seda läbi ei tee, aga me igatahes lähme proovime jälle. Nagu alati.
ma tean, mille täis on? Ei teagi. Siis kui bensiinine nagu on? Siis kui vastu silmi saad selle bensuga, siis on täis. Ma ei tea, mingi mootor seal on läbi ja lendab koos selle bensiiniga paaki. Saab erinevaid helistada. Hea oli, et Siberi sääsed meie kiivrivisiirid korralikult kinni mätserdasid, sest järgnevad 500 kilomeetrit oleks muidu liiga hirmus vaadata olnud. Tegemist on Moskva-Irkutsk föderaalse maanteega ja täpsemalt on lõik Tulumist Moskva poole. Sellist teed me oleme nüüd 30 kilti sõitnud ja väideti, et 70 kilomeetrit on veel. Seal kus lõpeb asfalt, sa ootad mind kallis, seal su süda mulle ja mulle vaid lööb. Kuid me vahel miilid on pikkad ja hallid, meie vahel seisavad vaesus ja töö. Seda föderaalset maanteed pidi käis muide ka rekkade transiit. Uued Vladivostokist soetatud autod sõidutati samuti seda nii-öelda teed pidi Moskvasse müüki. Kahju kohe neist, kes lõpuks sellise tee läbinud masinate omanikeks said. Seal kus lõpeb asfalt, sa ootad mind kallis, seal su süda mulle ja mulle vaid lööb. Aga võt siin nüüd sai äsja näha, kuidas käib aukude lappimine Siberi moodi. Tuleb kallur, kallab terve koorma ühte auku ära, auk lapitud. Nüüd tuleb teeröövel, lükkab augu siledaks ja augu asemel ongi muhk. Heile sõber läks ja jäigi teele. Täna võib see saatus leida mind. Tuleta siis hetkeks kallis meelde seda, et ma hembasin mõttes sind. Mind. Korraks viskas justkui lohutuseks meile veel ka jupi korralikku teed vahele. See on tõeline autovärdus. Ma ei tea, milleks üksid tehakse, et võib-olla müüa seda ju ei õnnestu, keegi ei ostaks, et äkki tõi naisele, aga siis peab ka väga kole naine. Ja siis läks see föderaalne maante jälle õigeks. Что это значит здесь? Это значит ремонт дороги. Дорогу не могут сделать, точнее не хотят делать. Сколько час вы уже здесь стоите? 3 часа стоим. Сколько еще будет? Это неизвестно. Это каждое лето. Весна, осень. Зимой нормально, можно ездить. Но вот эту дорогу 2 года уже делают, сделать не могут. Kuramuse hea tee oli, võiks isegi ühe korra veel sõita. Peaõnnad on siin. Leidsin kohvri põhjast. Oleme väsinud, aga väga rahul. Mulle meeldib. Ja siit ühtlasi saadame tervitused GS-i klubile ja KTM-i kollidele Tallinnasse. Teile siin meeldiks. Mina arvasin, et olen viimane, aga selle kiiruskatse läbisin esimesena. Aivari kiiruskatse võit läks maksma vähemalt pool päeva ajakaotust meile kõigile. Selleks, et televaatajal huvitavam oleks, siis keerasime kanditsikli lõplikult katki. Kantisime katki. Ja nüüd on siis siuke lugu, et tundub, et läbi on pingeregulaator. Väsimuse uim võtab võimust ja painab, lüheneb nii aeglaselt sõidetud maa. Kuid mind hoiab uinumast lootus, mis haimab, seal kus lõpeb asfalt, seal ootad mind sa. Hea oli, et meie peamehaanik Raivet kuldsete kätega mees juhtus olema, muidu istuks me siiamaani seal Siberi soos. Vaatan seda protsessi ja meenutan kõiki neid eelmisi kordi ja mis siin on tehtud. Lapsest saadik küll väga sügav austaja MacGyveril, aga olen jõudnud ära tundmiseni, et MacGyver on sõber Raiveti kõrval täiesti armetu käpart.
Järgmise 6 tunni jooksul võeti katki läinud tsikkel tagavaraosadeks.